Alustame tegelikult ikkagi sellest ennem, et mul ei mahu kuidagi hinge, et mina kui autoajakirjanik, ega ma ei teadnud, kus asub Tallinnas Maserati teenindus. Ma tean, et Peterburi teel ja kus on ikka Silverauto kõik autod, aga et ta siin täpselt omaette majas isegi on. See oli väike üllatus. Kui kaua te siin lahti olete, et kaua ma häbenema juba pean? Sa pead häbenema septembrikuust eelmisest aastast. Et eelmine aasta septembri keskel me salongi avasime, aga siis teeninduse avasime siin meie Silverauto Ülemiste esinduses. Ja sellest ajast on siis kõik, ka sina siia tere tulnud. No ma saan aru, et tegemist ei ole ainult autosalongiga, vaid siia juurde kuulub ka siis kogu komplekt ehk servis ja kõik muu. Ja, täpselt. Silverauto on Maserati ametlik esindaja Eestis. See tähendab lisaks automüügile, kes loomulikult täisteenindust. Maserati üllatas ka Genfi autonäitusel, sinna me tahame jõuda ja selles mõttes üllatus ei olnud, et linnamaasturi, üldse maasturi segment täiendavalt kõik autofirmad siin, ausalt oleme, et ega siin ka Jaagorilt keegi ei lootnud või siis Seatilt või Škodat on ju seda tulemas, aga Maserati, see on ikkagi üllatus kõige suurem, et selline autofirma tuli välja sellise segmendiga ja seda oli ka Genfis näha. Mina sinna kaameraga ligi ikka väga kergelt ei saanud. Jah, eks maasturite segment on üleüldse maailmas tõusuteel ja see on klientide väga huvitav ja kui me vaatame nagu luksautode maailma siis eraldi, siis julgelt 50% masinatest, mis müüakse luksautosegmendis, on maasturid ja siis loomulikult on ka Maseratil, kes on võtnud konkreetse suuna kasvada autotootjana. Oli loomulik samm, et tuleb laiendada oma tooteportfelli ehk siis hakata midagi tegema maasturite maailmas. Maserati nime kuuled, ega paned sinna kõrvale kohe Ferrarid ja Lamborghinid ja Porsched ja kõik muu. Ikka see on käsitöö, tuleb silme ette ja hinnanumbrid, selleks nulle palju. Ja... eks ta tõsi on. Maseratil ja Ferraril on nii väga palju ühist ajalooliselt ja ka tänaselt. Ühine emafirma. Maserati mootorid, muide, kui nad on bensiinimootorid, siis nad tulevad Ferrari tehasest. Mis mootori me sinna maasturisse siis paigutame? Esiteks kõigepealt peab ütlema, et Maserati ei ehitanud maasturit, vaid maasturite Maserati. Ehk siis Maserati jääb Maseratiks, isegi kui ta on maastur. 3 versiooni. Levante diisel, ehk siis V6 diiselmootoriga 275 hobust. Levante, ehk siis V6 biturbo-mootoriga 360 hobust. Ja ka siis Levante S, ehk siis kõige võimsam 2 turbo ja siis 430 hobujõuga. Quattroportelt tuntud mootorid? Kõik mootorid on samad, mis on täna tuntud juba Quattroportelt ja ka Giblilt. Ja põhimõtteliselt on Levante ehitatud sama põhja peale, kui on Gibli ja siis Quattroporte, et tagada just selline sportlik ja luksuslik sõidudünaamika. Et see ei ole mingisugune kuskilt sisse ostetud tehnoloogia, vaid see on puhtavereline Maserati. 3. üllatus. Aitab küll on ju, et paneme 3. ka, siis neid rohkem täna ei räägi. Võib-olla veel on, kui klient sisse istub ja saab sõidumugavusest üllatada, aga hind, et see hind on 5-kohaline algab ja mitte sealt lõpust. Jah, nii see on, et Maserati Levante diisel hinnatase algab 73 000 eurost. Ütle nüüd ausalt ära, kas Maserati meie teedel ikka kestab? Kestab küll. Maserati garantii on 3 aastat läbisõidupiirangut. Ausalt? Jah, see annab meile kindlus, et oleme õigel teel. Kui me Genfi autodest, või kui me räägime Genfi autonäitusest, siis ikka need autod jõuavad meile paraku seal kuskil sügise poole alles kohale midagi ei ole teha. Siin on ju näitusega, asjad on uued. Kuidas on Maseratiga lood? Tellimine on avatud tänasest, seda võin nüüd ametlikult välja öelda. Masin ise reaalselt jõuab kohale jaanipäeva paiku.